Tere õhtust, kallid vaatajad, kuulajad. Algab saade Argielu aken, võtame teemaks sotsiaalmeedia ja minuga koos istub siin Sander. Tere, Sander. Tere, Reijo, ja tere kõik R33 stuudio kuulajad, kes on sattunud mõnusatele sumedatele siis Argielu akna lainetele surfama või? Jah, tänan kõiki, kes on saateid jaganud, vaadanud. Tänan ka toetajaid, kes on seda teinud. Ja paar küsimust on tulnud e-mailile, et kuidas siis saab toetada. Seal all on YouTube'is seal descriptionis või kuidas see eesti keeles on seal. Nojah, seal on mingisugune aken, et kui hakkad seal veits nagu otsima midagi, küll sa üles leiad. Siis sealt leiab nii palju, kui vaja on. Aga liigume siis sotsiaalmeedia teemadele. Mis tunded valdavad, kui keegi ütleb, et on... No, huvitavad on, sest et kui nii võtta, siis ma ei ole ju esimest korda siin R33 stuudios, et ma olen ka siin varem käinud ja nii, et olen natuke kokku puutunud selle sotsiaalmeedia värgiga, aga see on nagu iseenesest huvitav asi. Et see on nagu uus selline nagu meelelahutus platvorm või asi, mis on nagu järsku nagu tekkinud. Kui nüüd tegelikult ajast tagasi minna, siis sotsiaalmeedia oli juba minu mõelest 2000-te lõpus mingisuguste Orkut oli ja MySpace ja äkki... Mina nendes nagu nii hullult ei häkkinud. Ma ei tea, mul oli mingi söke hoti jututuba oli nagu söke kõrgem tase, et seal sai mingid kokkusaamisi kokku lepitud kunagi. Ma jään täitsa... Mingid need jututoad olid küll olemas, seda ma mäletan, mul õde kasutas üsna aktiivselt neid, äkki oli, ma ei mäleta, mingi raadio jututuba oli, aga ma siin vahepeal mind õpetati natukene sotsiaalmeedias siis nii-öelda, kuidas seda öelda niimoodi, et ilusti oleks, et orienteerumist siis, mida teha, kuidas teha ja mida postitada ja mitte päris millal, aga võib ka seda nagu sisse võtta. Sa käisid koolitustel või? Jaa, mul tutvusringkonnas on. No see on väga vinge ju, no kuulame huviga. Ja see ei ole nii lihtne, et nagu ma mõtlesin, et viskan aga pildi üles ja las minna, et tegelikult on asi palju sügavam ja keerulisem ja saab seal tegelikult isegi nagu nii-öelda tasulist teenust võtta, mis jagab selle postituse siis nagu laiali suurematele massidele, millest ma küll loobusin, mitte sellepärast, et oma audientsi mul oleks kahju nagu raha sinna alla panna, vaid sellepärast, et sinna tuleb tegelikult märge juurde, et see on tasuline nii-öelda, ta läheb siis juba reklaami alla ja see mulle ei meeldi sellepärast, et mulle isiklikult ei meeldi, kui mulle feedi või kui sinna sotsiaalmeedia kanalisse sisse jooksevad sellised makstud reklaamid, et ma ise neid ei kannata ja siis ma ei taha ka teistele neid teha, et sellest ma loobusin. Kas seal ei teki ka minu meelest sellega, et kui sa paned sinna nutsu veits alla, et siis seda hakatakse reklaamima ka niimoodi, ütleme, väga laialdaselt, et tõmmatakse ükse mõnusa rehaga, lihtsalt hästi laia rehaga? Jaa, ega nad tegelikult selles mõttes, ega nad ju ei tea, et kas sa oleksid nagu nii-öelda potentsiaalne selle toote tarbija või ei oleks, aga aga seal on ikkagi juures see, et sellest on makstud. No jaa, kuule, esimese asjana sul enda botid peale. Võimalik selle kohta... Botid on need, kes otsivad mingeid siukseid asju, et kui oled nagu veits tõusuteel, siis see bot nagu aagib suht kiiresti ju tegelikult platvormile külge, aga siuke orgaaniline kasv on ju, selle kvaliteet on ju hoopis midagi muud. Jaa, ma olengi liikunud orgaanilise nii-öelda kasvu või jagamise poole just sellepärast, et need, kes on asjast huvitatud, on ka tegelikult reaalsed tarbijad, et mulle ei ole ju tarvis neid nii-öelda botte, kes seda antud sisu nagu ei tarbi või nii.
no ja ma olen isegi kuulnud siukseid asju, et kui sa veel oma nagu seda sisu ülesse laed, mis on nagu botide pealt ülesse kasvatatud, need ei pruugi olla siis nii-öelda isegi enda loodud botid, vaid tõesti teiste botid. Ja sa laed oma seda sisu üles, et töötad oma nagu nii-öelda kanali kuskile reklaamitasemele välja, et sa hakkad sellega reaalselt mingisugust nagu reklaamraha saamas, et kui sa seda muidugi soovid, siis sulle tehakse trahv selle eest. Ja, aga sa räägid praegu YouTube'ist või sa räägid... Ei, no üldse minu meelest kõik need platvormid kuidagi töötavad niimoodi, et lõpuks see vaakenitel on see eesmärk, et plekk oleks taskus nagu, et jumala hästi peaks nagu kraavi kaevama minema. No selle jaoks ma olen aru saanud, on teised nii-öelda kanalid, ehk siis Patreon, kus saab tasulist sisu nii-öelda inimestele, kes siis on ostnud antud paketi, millest mina olen keeldunud, sellepärast, et ma ei taha, et mu sisu oleks tasuline, et sellest peaks keegi reaalselt nagu maksma, kui sa tahad, siis sa tarbid ja nii lihtne see ongi, et ma ei pea seda maksumüüri taha panema. No sa sellega ju kohe tõmbad ju kuulajaskonna ju kitsamaks enda. Ja, see ongi see kuulajaskond läheb väga kitsaks. Et info võiks olla tasuta ja avalik nagu selles suhtes, et ega midagi ju nagu, kui teed, siis teed ju ikkagi siukse eesmärgiga, et kui inimestele meeldib, kuula, kelle meeldis, ei kuule ja nii edasi või vaata, et see selles suhtes, et oleneb muidugi, mis need lihtsalt eesmärgid on, aga iseenesest see sotsiaalmeedia nagu on huvitav teema, sellepärast, et olles ise lapsevanem, vaata, siis sa näed, kuidas see on hakanud nagu, või mitte, ma ei saa isegi öelda, et mõjutama tegelikult, aga et kuidas see on infiltreerunud meie eludesse ja meie laste eludesse, et kui meie siis noorena nii-öelda istusime telekais ja vaatasime, mis iganes saadet enne, see oli meie nagu siuke sotsiaalmeedia sisuliselt, eks enne. Mina nagu oma lapsepõlvest mäletan nii palju, vahelduseks ütlen ka tere Roland ja et kommenteeritakse su päkapikumütsi ja et see televiisor oli suht selline, ütleme ausalt, see 4. järgu asi, et rohkem oldi ju õues ja see sotsiaalne nagu pool oli nagu veits oli teistmoodi, et seda nagu kokku tulemist ja inimesed olid koos, inimesed mängisid koos, inimesed suhtlesid reaalselt näost näkku ja kui sa ei teadnud, kus su sõber on parasjagu, sest kodus teda äkki ei olnud, käisid akna all karjumas, siis läksidki sinna kohtadesse, kus ta võiks olla. Ja kui teda ei olnud, siis ei olnud ja nii lihtne see oligi. No ja, täpselt, et nüüd on nagu asjad on muutunud, aga nüüd keskendudes tegelikult mõtleme nüüd nagu sellesse sotsiaalmeedia siis nagu poole nagu sügavamalt, et sellesse sisusse. Et see on kohati see koht, mis mind nagu muudab sükseks, nagu kuidas ma ütlen, veits nagu muretsevaks või niimoodi, et see sisu pahatihti ei ole selline, mis ta tegelikult nagu võiks olla. Sellega ongi paraku see, et meil on ju kõigil tehtud, paljud on juba ka kustutanud, aga sotsiaalmeedia on ju tehtud selle jaoks, et näha, millega su sõbrad ja tuttavad nagu tegelevad. Selles suhtes, et sul võib olla seal listis, ma ei tea, mingi 400 inimest, olema ausad, need ei ole kõik su sõbrad. Sa ei lävi nendega. Üldiselt nad on pigem nagu tuttavad. Inimesed, keda sa nagu tead niimoodi. Ja muidugi, kui tekib kihk oma elu nagu mingisuguseid tegemisi jagada, siis see on ju tõesti suurepärane platvorm, aga täna see nagu kasvanud. See ei jõua su sellele nii-öelda seltskonnale, kes sul on seal sõbralistis, sellepärast, et igasugust muud jura tuleb seda täis. Just, et seda see on selliseks rahamasinaks keeratud, et ausalt öeldes ma olen mitu korda mõelnud ära kustutada endal üldse see Facebook ja nüüd on ka need Instagramis on niimoodi, et üks reklaam ajab teist taga, jumal ei oska neid viska telefon vastu seina, aga seal saab mõnes mõttes, seal saab infot jagada, küll sa ei näe, mida su sõbrad teevad suures pildis. No jah, et see on nagu muutunud, mina nagu naeran seda, et kui me vaatame kodus telekat, siis mul proua või lapsed siis nagu pahatihti kipuvad neid reklaame edasi kerima. No see on siis, kui sa järgi vaatad. Ja just on.
ja siis küsin, et miks te reklaame ei vaata? Et nagu, et selles suhtes, et kuidas sa tead siis, mida poest osta või niimoodi. Aga nad ei vaata sellepärast, et nad juba ammu teavad. Sa nii kui telefoni ju taskust välja võtad, sul ju kohe sealt Facebookist või kuskilt öeldakse, mida sa ostma pead. No, mida sa ostma pead? No ma ütlen ausalt, ma ei ole üheregi reklaami ohvriks langenud, ma ei ole mitte ühtegi asja nagu sealt. See asi töötab nii valesti üldse selles mõttes, et kui ma otsin, ütleme, et otsisin mingisugust mikrofoni ja ütleme, et ma ostsin selle mikrofoni ära, siis mille jaoks on mulle vaja neid kuramuse reklaame 2 nädalat jutti lasta seda sama mikrofoni erinevatel lehtedelt. Mul on see juba olemas. See on nii jumala hea point, kusjuures ma olen ise ka märganud seda, et kui ma hakkan nagu midagi nagu kuskilt nagu tõsisemalt otsima, sest ma olen see vend, kes paneb kõikidele küpsistele jaa. Loomulikult soovitage mulle kõik palun oma kõige paremad diilid, eks ole, et ma olen kõigega nõus alati. Ja siis lõpuks ma teen mingisuguse otsuse, ostan oma mingi vidina ära, see jõuab mul koju, ma olen jumala rõõmus, eks ole, ma sain selle hea hinnaga, kõige parema pakkumise ja nii edasi ja kasutan seda rõõmsasti. Ja peale seda tõesti 2 nädalat jutti. Saad aru jälle, et seda sama teemat, ei, mul juba on see olemas. Soovita midagi paremat, nagu next step palun, mis ma nüüd järgmisena tegema pean. Jah, miks seda sama jura on kogu aeg vaja? Ja, aga liigume korraks, sa tõid lapsed sisse. Ma saan aru, et seal on mingisugune vanuse piirang ja nii edasi. Oskad sa peast öelda, palju see on? See on 13 minu meelest. 13, okei. No, oleme ausad, ka nooremad lapsed on seal. Ka minu laps on seal eesmärgiga, et ta tahab suhelda siis oma tädidega siis ja siis ta on oma lasteaiaõpetajad võtnud sinna sõbralisti ja aeg-ajalt pommitab neid ja see on lisatöö selles suhtes, et sest neid sõbrakutseid, mingisuguse Ahmedid. Õnneks mu laps on nagu nii tark, et ta tuleb mulle näitab neid. No jah, et see kontroll peab ikkagi lapse kontoga kindlasti ja loomulikult. Ja mis teine asi on, ta käib juba koolis, nii et ja mitte esimeses klassis, vaid veidi kõrgemal. Ta oskab päris hästi kirjutada, mõned kirjavead tulevad sisse, anname andeks, on ju. Ma arvan, et Ahmed ei pahanda. Ei, ma ei nüüd, võta point ongi selles, et ta on veel selles mõttes nagu noor, et pommitatakse nagu, ma ei tea siis, näiteks mu õele kirjutab keset päeva, et mis sa teed? Ja õde vastab ka, on ju, ja ta jääb edasi nagu jutustama, et ta ei saa aru, et inimene on tööl, et tal ei ole nagu aega suga rääkida. Tead, seal on üks nipp. Kui on aega kirjutada, on aega vastust oodata. Jaa, okei. Lihtsalt ma olen talle nagu rääkinud nagu kordades, et palun ära tüüta inimesi, on ju. See ongi üks asi, et laps mängib, ta õpib nagu läbi mängu kuidagi seda kasutama niimoodi. Et aga teisalt ma toon näite sisse, mul on natuke probleeme sellega, on teised nagu klassikaaslased ja üks on niisugune hästi domineeriv laps ja kogu aeg tuleb sealt, mida tohib teha, mida ei tohi teha, kellega tohib läbi käia, kellega ei tohi läbi käia. Ja ma reaalselt blokkisin ära selle. Ma blokkisin ära nii Facebookist, ma blokkisin ära nii-öelda telefoni numbri. Ja ta Raibe leiab ikka kuskilt mingisuguse ühist chatist viisi tulla ja hakata nagu jälle... Aga kas sellel lapsel on niisugune natukene nagu ühele poole kammitud seitele, umbes niisugune ninalaiune vunts ka joonistatud? Võiks arvata niimoodi, jah, aga ei ole. Ja ma olen rääkinud nagu ka vanematega. Vanemad arvasid, et see on normaalne. Mina nii ei arva. Minu laps on see, kes kannatab. Ja pöördusin ka vastavatesse distantsidesse ka noorsoopolitseisse, sealt soovitati tegelikult pöörduda lastekaitsesse, millest ma keeldusin sellepärast, et seda taaka ma endale kaela ei võta. Siis tuleb vanematel vist tõsised pahandus. Jaa, et seda ma ei taha, aga see asi läks päris nii karmiks vahepeal, et ta surus nagu mu tütrele salaja telefoni peale selle, et ta saab jälgida, kus ta on.
ja see ei olnud mingi Ahmed, vaid see oli ta klassikaaslane, jah. Ja see seitliga poiss. Ja kool laiutab käsi. See on ju väljaspool kooli. Mõtlesin, käige, tead, ma ei hakka ropendama. See on päris karm teema tegelikult. Et jälgige, kui teil on lapsel nagu sotsiaalmeedia, palun jälgige, et mis seal toimub, et see võib... Ja kindlasti, see on kõigile lastevanematele kindlasti, et mingi kontroll peab olema, et see mäng võib muutuda nagu, see võib olla nagu ühtepidi nende jaoks mäng, aga see mäng võib väga inetuks väga kiiresti minna, et see on siuke... No, aga kuule, aga teisiti. Mis sa sellest asjast arvad, et kui sa sotsiaalmeedias keegi, vabandage väga, aga kellegi nagu sinna kohta saadab, mille peal tavaliselt istutakse. Ja siis sellest tuleb mingisugune pahandus ja kohtuagi nagu. Okei, ma saan aru. No see on tänapäeva reaalsus, ma ütlen selle peale, ja see on lihtsalt... Ma ei tea, kui keegi mulle sinna chati praegu kirjutatakse, et Sander mineb, et ma ei tea, ma nagu ei kuidagi... Ja reageeriks. Ma ei tea, ma läheks homme teeks oma asju edasi, ma ei tea, mu elu nagu ei muutuks sellest. No vaata, aga inimesed on nii nagu nii-öelda pehmod või ma ei tea, võetakse kõike kuidagi nii isiklikult. Ma saan aru ka tegelikult, kus kommentaariumites või ongi seal Facebookis rünnatakse inimesi verbaalselt ja päris osades kohtades minnakse ka väga isiklikuks. Siis tegelikult tänava peal tullakse sulle vastu, öeldakse viisakalt tere ja kuidas läheb ja aga netis ollakse nagu, ma ei tea, nagu Van Dammed on ju. Ja selle see, et vaata, ega nägu ei näe ju. Aga ma tuletan kõigile meelde selles mõttes, et nagu siin meil ju see Star, need sisuloojad on näidanud, IP aadressi järgi võetakse välja nagu niuhti, kes sa oled. Ja pärast maksad nii, et seda nägu oled. Küberpolitsei. Kuule, Brigitte Susanne Vunt, kes on nagu siuksele sotsiaalmeediale nagu keskendunud inimene oma karjääri sinna üles ehitanud. Selleks, et ta saaks oma karjääri seal teha, ta tegi endale juurapaberid reaalselt, et ta oskaks ise ennast nagu selles maailmas kaitsta või siis nagu seista nagu selle eest, sest seal on palju pahandust. Seal tekib kohe palju pahandust, seal on see mingisugune sõnaõigus ja seal on igasugust... Seal on mingi vahe ka sees. Kui sa lihtsalt ütled, et ma kirjutan näiteks, ma ei tea, su seinale, et kuule, Sander, sa oled see samune, kes raha eest magatab, eks ole, siis sul on reaalne hagi minu vastu, sellepärast ma süüdistan sind prostitutsioonis. Aga kui ma ütlen, et minu arust, Sander, sa oled prostituut, siis see ei päde, sest see on minu arvamus. Okay. Ja see ei ole nagu tõsi, seal on mingisugune hästi peenike piir, mida inimesed ületavad, arvates, et nende see väljaütlemine ei tähenda mitte midagi. No mina ei tea, ma olen suutnud terve elu kuidagi niimoodi ära elada, et kui mulle keegi tuleb vastu, ütleb, kuule Sander, sa oled üks piip, kes piip, ma siis vaatan talle otsa, ütlen, et ju siis olen. Süke, et ei. No, või niipidi, eks ole, et kas sa võtad komplimendina et ma ei ole oma emale piip teinud, ma ei ole nagu, mul ei ole siukseid asju, et kui on mingi probleem, siis las ta olla. Jaa, aga kui sa tegelikult vaatad, kui kurjaks isiklikuks minnakse aeg-ajalt. No võtta, ma olen kuulnud nagu mingeid lugusid just, et jälle sinna laste juurde nagu tagasi tulles, et kui nagu ei kontrollita, mis nendes siukstes ühistes chatiruumides ja asjades näiteks toimub, on ju. Et ma olen kuulnud nagu siukseid lugusid, kus minnakse nagu kambakesi nagu kellegile kallale või niimoodi, et hakatakse teda nagu rõhuma läbi nende, et... Jaa, see on karm selles suhtes, et see on kooli silmalt ära. Kool ei näe, mis toimub, üldjuhul lapsevanematele ei räägita sellest ja see võib väga kurvalt lõppeda selle lapse jaoks. No loomulikult, et ega siis, kui võetakse keegi ette, hakatakse siis grupiviisiliselt nii-öelda kiusama, eks ole, ja kui asi ikka, seal läheb ikka, lapsed on julmad, seal läheb asi väga inetuks tegelikult. No jaa, aga kust lapsed... õpivad seda asja, õpivad seda tihtilugu ka kodust. No jah, võt ongi, et kuidas nüüd siis võtta, kas see nüüd on siis nii-öelda vanema tegemata töö või siis see kodukeskkond on samasugune. No pagan, ma ei usu seda, et seal kodus nagu kõigil tõesti niimoodi, et käib
kius üksteise vastu, et kodu on ikkagi kodu aga lastel nagu koos niimoodi kuidagi tekivad sellised uued huvitavad mõtted, et proovime midagi uut, lähme kiusame kedagi. No ja muidugi sotsiaalmeedia viljad on ka see, et tehakse mingisugune räme käkk kokku, filmitakse üles ja siis laetakse see üles nagu aru saamata, et see on tegelikult nii tõsine asitõend sinu enda vastu. No loomulikult, jah. Et no ja kõik, mis pilvesse sinna jääb ka, et selles suhtes, et ega seda sealt lõpuni kätte ei saa, et kui see kuskile nagu telefonide vahele sealt läbi pilve jalutama läheb, siis on nagu seda datat nagu tagasi kätte saada, et seda nii-öelda tehtud asja tegemata asjaks muuta on väga keeruline. Ja, ma seda rääkisin eile ka, eilses saates, et kõik, mis on interneti üles pandud, sa võid selle küll ära kustutada, aga see on juba internetis olemas ja see elab oma elu. Kui keegi väga tahab, ta leiab selle asja. Jaa, loomulikult. Ma vaatan, et Jaana on meile kirjutanud, tere Jaana, et no just kui keegi ütleb mulle, et ma olen ninasarvik, siis ma ei saagi solvuda, sest ma ise ju tean, et ei ole. Jumal õige. Aga tegelikult nii ongi. No see on jah, et kuidas see nagu sellesse ellu üldse suhtud, aga me ei saa samasugust suhtumist muidugi tegelikult nõuda lastelt, sest nad on alles lapsed ja nad alles nagu õpivad, nad alles kasvatavad omal seda nagu sükest nahka selga, et seal kohal on, minu üleskutse üldiselt jah, ikkagi lapsevanematel on see, et hoidke silm peale, et vaadake, mis ikka aeg-ajalt toimub, et selles suhtes, et kõige nõmedam on see, ühiskondlik surve on niivõrd tugev, et sa ei saa nagu päriselt ära ka keelata või et kuule, et ära nüüd suhtle või... Jaa, aga seda saab niimoodi kellaajaliselt piirata. Jah, saab küll, jah. Et õhtul on stiilis pereaeg, mängime lauamängu või midagi taolist, et selles suhtes, et selle aja saab sisustada millegi muuga, kas või koos filmi vaadates või seal, mida iganes tees, jõuluaeg on, tehke piparkooki koos, Lihtsalt ongi see, et näiteks kui sa arvad, et ma olen nii kõva lapsevanem, et ma ei tea, ma ei anna oma esimese klassi omale näiteks üldse telefoni või mingisuguse nupukäraka, siis sa võid nagu mürki võtta selle peale, et su laps on kohe suure tõenäosusega ta kiusuohver. Kiusuohver, täpselt nii ongi. Võtab oma banaani välja niimoodi vaikselt niimoodi, varjab niimoodi. Ja siis, kus õige vend seda näeb, see ei pea kõige venda omale, see on ükskõik parasjagu, kes näeb. See näeb ja see hakkab naerma, vahtige selle venna banaani ja hakkab tulema. Aga see on nii karm. Laps tuleb koju, eks ole, ja mida sa talle ütled, et sa võid ju täiskasvaniku juttu talle rääkida, et kuule, et see ei ole üldse oluline, sul ei ole vaja seda, aga näed, teistel on ja mul ei ole ja minule naerdakse ja minuga ei suhelda, eks ole, ja see on lihtsalt nagu... No selle kohta, seal on üks süke hea anekdoot on selle asja kohta, et kuidas Sheigi poeg läheb siis, prints läheb siis oma isa juurde ja ütleb, et kuule isa, et mul on imelik koolis käia. Et mina lähen iga hommik nagu eraautojuhiga ja sõidan sinna kooli ette ja kõik mu klassikaaslased teised tulevad rongiga. Isa ütleb siis selle peale, kuule poja, sa meie pere nagu võimalusi peaksid teadma küll, osta siis endale ka rong. Teeme muusikapala vahele. Ei, selles mõttes jah, et nagu ma saan aru, et see ei näita tegelikult seda sotsiaalset taset. Ja ka laste seas on see muidugi, loomulikult see ei näita seda, aga laste seas on see tegelikult on julm, kui sa ikka oma plönniselt taskust välja võtad, ega siis veits naerdakse küll. Mitte veits, see on päris palju, et ja see ei ole ainult telefoniga niimoodi, see on kõigiga nii, koolikotiga nii, see on mingi pinaliga, sa kujutad ette, pinaliga on see niimoodi, et kui sul ei ole nagu, ei vasta mingisugustele standarditele, siis sa oled mingi rott. Et saadad nagu lapse sükse 100 aastat vana Black Carbiga. Ei, ma ei mõelnud seda, ma ei mõelnud päris, see on retro, see on lahe. Lapsed muidugi ei jaga seda, aga seal on mingisugused, ma ei hakka süvitsi minema mingi 2 ja 3 lukuga. On ka niimoodi. Ja on küll, jah. Ja kui sa lähed, mine vaata poes, mis maksab 3 lukuga pinal. 70 €.
See on nagu see kotike, kuhu saab panna pliiatseid sisse. Just täpselt. Huvitav, palju need pliiatsid seal sees siis maksavad? Ärme sinna mine, see, nagu ma üks päev just rääkisime suga, et kui su tütar tahtis vihikuid osta. Ja täpselt, et ega viieka eest ei saa mitte midagi nagu. No muidugi ei saa, sa saad mingisuguse, ma ei tea, vihiku, jah. Ja sa saad vihiku, mitte vihikuud. Jah, et ja kui seal ikka kassi pilti peal ei ole, siis ei kõlba ka kuhugi. No jaa, ega nii on. Aga muidugi see sotsiaalmeedia see on nii ära rikkunud kõik, see on inimesed nii ära rikkunud. Aga see paneb standardid, see sotsiaalmeedia paneb standardid ja mõned standardid minu jaoks on naljakad. Ja üks asi, mis see standard on nagu läbi selle sotsiaalmeedia minu meelest loodud, on seda muidugi jah, varem oli teles ja nii edasi ka, kui keegi tahab muga vaielda, okei, ma nõustun, aga see oli mingi süke Hollywoodi teema rohkem. Aga nüüd on niimoodi, et 20-aastase siis noore dami standard on see, et tal on silikonpommid ees ja huuled täis süstitud. Ja see on nagu mingisugune ilus standard. Ma ei saa sellest asjast aru, sellepärast, et see ei ole ilus. Mitte ühestki nagu vaatevinklisse lihtsalt, ma ei tea. See ei ole minu maitse, ma ei saa midagi teha. No inimese jah, ikka süke loomulik miimika on ikka süke, mis muudab inimese ilusaks, mitte see, et kui sa vaatad tal otsa, siis sa ei saa kunagi kindel olla, kas ta nüüd naerab või ta ei naera. Sa võtsid korraliku Pandora laeka muidugi praegu lahti. Ei, no kuule, kui me juba saadet teeme, siis juba räägime ikka teemadest ka, noh. Sest et ega, no okei, ma tean, Pamela Anderson jooksis ka juba silikonpomme ees ringi, eks ole. Ei, no ka Pamela, minu teada viimaste uudiste järgi tal on kõik välja võetud, sest et ei kannatanud, seljale käis. Ei, no ega see ei ole ju pikk pidu ju. No ei olegi, jah. Et selles suhtes, et ühel päeval me jääme ju kõik vanaks. No, seda ma räägin kogu aeg. et jaad, aga nüüd, et kuidas see nagu asi on läinud, noh, okei, kui naisterahvas on juba jõudmas teatud ikka, ja no jumal hoidku, kui teda tõesti nii väga see kortsuke seal otsa ees häirib, et ta teeb seal mingisuguse süsti ja ta on nii rahul pärast seda. Hea küll, no see on nagu üks asi. Aga räägime nüüd nagu ikkagi noortest inimestest. Et selles suhtes, et kas see noortel inimestel üldse praegu, no neil mingisugused sotsiaalmeedia platvormid on, aga minu meelest ei ole see Facebook ega Instagram. Mina ei tea, mis asjad neil enam on. Nad on kuskil kosmoses. Minu meelest need trendid vahetuvad. No YouTube on alati teema nagu selles suhtes. No YouTube, ma ei tea, kas seda saab sotsiaalmeedia mingil määral ikka saab, aga... No see oleneb jälle, mis sisu sa sealt tarbid selles suhtes, et kui sa kasutad seda meelelahutuslikel eesmärkidel, siis seda just ka nagu saab, eks ole, aga seda on võimalik ka kasutada täiesti näiteks teaduslikel eesmärkidel, seepärast, et seal on väga palju sükest õpetlikku infot ka, et aga... Ei, no muidugi, mul oli vaja kohvimasin algosadeks võtta, ma sain sealt, vaatasin paar videot ära ja oli lumme lasta, et ei olnud küsimus, aga see eeldab ka seda, et sul käed ei kasva sealt tagumiste ja põskede vahelt välja, eks ole. Ja tahe peab ka olema. Ja tahe peab ka olema, jah. Ja. Et see on, see sotsiaalmeedia on siuke show and show. See on siuke, aga mis ta kindlasti on ta kasvav trend. See on üks, mis kindel. Kasvav trend, võimalik või on jah, see on ka nii ja naa, vaata, ma jagan, tegelikult on ta selles mõttes on hea platvorm, ma praegu hüppan nüüd nagu Facebooki ja Instagram ei ole veel nii selge ja ega see Facebooki tegelikult nii väga selge ei ole, eks neid tunde oleks vaja enam võtta, aga mingisugused põhiteod on olemas, et sa saad mingisugust nagu infot seal jagada, ma alati annan seal teada, millal on saade, ja järgmine päev annan, et oli saade ja lingid juurde, kui kellelgi jäi nagu nägemata või ta ei teadnud, siis alati sealt saab. No ja, tõsi. Aga sisuliselt on see jälle reklaam, eks ole, sa teed oma saatele reklaami seal nii-öelda pesupulbrite vahel, eks ole. Jaa, aga ma ei maksa sellest.
See on nagu see vahe, et sa pigem teavitad selles see on teavitus, see on teavitus jah, et sa ei tegelikult ei reklaami, vaid see on teavitus. Okei. Jah, nemad on ikkagi see, kes ütlevad, et kuule, et meil on nüüd võimalik osta mingi 23 sendist patsi kumme, eks ole, et telli nüüd ja hästi kiiresti. Muuseas, must reede siiamaani kestab. Nädal aega on juba möödas varsti. Ma arvan, et see ei ole enam must reede, see on mingi mustad nädalad või midagi, et nad üritatakse nagu selles mõttes, no jaa, viimased kopikadki, et saaks kätte su käest, et ja see, no jah, reklaam. See on täiesti omaette teema, sa paari asja ma nagu jälgisin, osad asjad olid tõesti, läksidki odavamaks, sest ma olin jälginud ühte asja ja ta läkski reaalselt 20% odavamaks. Peale siis nagu, seda musta reedet või? Ei, musta reede ajal. Okei. Et see nagu actually oli ja oligi päris soodukas. Ja teises kohas ma vaatasin, hoian silma peal ühel teisel asjal ja selleks, ja siis kui oli see nii-öelda musta reede soodukas, lajatati sellele tootele siis mingi 30-40% hinnalisa ja sealt toodi siis alla 20%. Ja nüüd on meil mingisugune väga hea soodukas ja vaatad peale, kuule, ma oleks eile selle saanud oluliselt soodsamalt, et no kusjuures sama teemaga on ka kritiseeritud siin mõndasid kohalikke kaupmehi, et kes meil siin nii-öelda teevad oma mingisuguse... ma räägingi kohalikest kaupmeestest no, praegu. Võt, aga ega selle musta reedega oli täpselt samamoodi ju. See huumor käis minu meelest juba nädal aega enne seda, kui selle mindi vaadati poes, mis asjad nagu maksavad, pildistati ära, eks ole, ja siis pandi musta reede ajal, pandi üles ja vaadati, et lihtsalt täpselt sama silt oli kollaseks värvitud ja kogu lugu, see oli kogu muutus asja puhul. No aga et nagu, noh, ja nii ongi, aga selles suhtes mina olen jälle alati öelnud, et loll pole see, kes küsib, vaid see, kes maksab. Paraku ta on niimoodi, jah, et aga no see oleks inimlik, kui need kaupmehed ei oleks nii ahned. Aga samas, no ma saan aru, neil on nagu, kellel on füüsilised poed, neil on füüsilised päris suured kulud tegelikult. No ikka kuskil on mingi ladu ja niimoodi ja kuskil nad peavad seda tegelikult reklaamima ja siis nad leiavadki selle sotsiaalkanali. Ja kusjuures, kui kõik teised need küpsised vaata prügikasti viskavad, siis miks mina need alati vastu võtan? On see, et see küpsis ju ütleb niimoodi, et kuule, et me personaliseerime sinu nagu selle vajaduse ja et umbes, et ühel päeval, kui see meie tehised... ma mõtlesin, mis küpsistest sa räägid? Jaa, no see on see, et teed akna lahti, ütleb sulle, et kas võtad küpsise vastu või võtta. Noh, ja võtad küpsised, võtad vastu, siis ta hakkab sulle soovitama. Muidu ta soovitab sulle igasugust, sükest täiesti mitte haakuvat jama. Aga näiteks, kui sa küpsised vastu võtad ja näiteks ükskord otsid mingit kindlat asja, siis ära esimese korraga kunagi osta. Las see küpsis seedib seda natuke, siis sul hakatakse soovitama. Ja umbes 3. päeval sa saad alles kõige paremad pakkumised. No võt, see nüüd ilmselt oleneb kust ja mida sa otsid. No ma räägin Facebookis praegu laias laastus selles suhtes, et ma seal... Aga nagu seal liigub ka ju neid pettureid nagu nii palju. Jaa, tünksi saab küll. Täiesti lõpp, ma praegu müün ühte toodet seal Marketplace'is ja kirjutavad nii ilusti. Ja vaatad peale nagu päris inimene. Ja küsib, kas toodane alles ja palun saada mulle veel lisapilte ja et mis see lõplik hind siis on ja siis tuleb see, et kuuled, et ma tellin sulle kulleri ja värgid ja siis on oot. Kirjutad talle ainult käest kätte ja ma ei tea, ülekandega või sulas, mis vahet seal on ikka. Ja ta jahub ikka oma, et tema tellib mulle mingisuguse kulleri ja tema maksab sellele kullerile, et mina... Kas sa järsku jääd talle isegi vist minu meelest natuke võlgu ka selle pärast, et ta juba tellis kulleri ära ja ta juba tegi... Need lendavad väga kiiresti plokki, ma isegi ei viitsi nendega hakata jahuma, sest need on täiesti taunid. Tünksu saab palju, alles hiljuti, mida mina nägin, oli siis mingi Dacia Steeler.
ja seal oli suur reklaam, et võtke ja jagage meie siis postitust ja me loosime siis, ma ei tea, mingite X päevade lõpuks me loosime välja 5 uut Dacia Dusterit. Ainus asi, mis tehke, pange alla kommentaariumisse meie lehele palju õnne. No soovisin ka siis õnne. Sõidad Dusteriga nüüd. Ühe Dacia võtaks küll. No mis siis saama hakkas? Nii, siis kirjutas mingisugune asi mulle sinna sellesse Messengeri täitsa personaalselt. Oi, palju õnne, teil on nüüd õigus hakata loosimises osalema ja mingi sükest teksti. Ja nüüd on vaja täita ainult 3 punkti. Registreerige siin, andke need andmed ja tehke need asjad. Küsisin siis ilusti, et kuulge, et kas kuidagi lihtsamini ei saaks. Sinna tuli ka vastus. Saab ikka maksa raha. Ei, sinna tuli ka, et mingisugune, et oi, et võtke ikka kohe nüüd meiega ühendust ja nagu, et registreerige ikkagi ära. Mõtlesin, et küsisin ühe korra veel siis, et kas kuidagi lihtsamalt ei saaks või? Siis vastust ei tulnud. Läks mõni päev mööda järsku vaatan, Dacia diiler jälle kirjutanud. Kuule, viimane hetk, kohe lõpeb, registreeri ja tee kõik asjad ära. Ütlen, kirjutab vastu. Kuule, ma tõesti ei viitsi. Et kas tõesti kuidagi lihtsamini saaks, ma ütleks okei ja läheb loosi nagu. Jälle vastust ei tule. Ja ühe korra tuli vist seal veel ikkagi seda, et kuule, et loetud minutite pärast läheb teema lukku, et ikka saada meil oma andmed. Aga kui inimene vaata ise sellest tegelikult lõppkokkuvõttes aru ei saa, et see mingi jama, ja avaldabki seal oma andmed, siis kellele me siis lõpuks nagu, kellele me otsa vaatame? See on selles mõttes, sa pead aru oleks hea, kui inimesed saaksid aru, kui neid nagu tüssatakse ja neid ju tüssatakse ju nii palju. Ma kusjuures võin rääkida, mulle reaalselt nagu nende telefonikõnedega on. Mulle helistati tööle lauatelefoni peale ja võtsin vastu ja oli venekeelne tekst, et helistatakse mulle Maksu- ja Tolliametist. Vene keeles? Vene keeles, jah. Aha. Ja ma hakkasin nagu naerma ja ma vastasin talle siis, et ma nagu ei usu sind, siis ta ütles, et kuidas ei usu, et ma olen Maksu- ja Tolliametist. Ma ütlesin, et sa ei saa olla Maksu- ja Tolliametist, sest nemad räägivad eesti keeles. Tädi hakkas naerma teiselt pool toru otsa ja pani kõne ära. Et mingisugust... Aga see on siuke vanakooli tüss, vaata. See on see telefoni tüss. Aga vaata, kui palju neid inimesi nagu läheb. No jaa, aga aga sotskanalid on ju kõikidel vanaematel ka ju täna, mitte ainult lastel. Ja kui vanaemale öeldakse, et kuulge, Dacia siin reist, tutikas. Muidugi ta võtab, et kohe lapsele üks tutikas Dacia saab mind poodi viia, miks mitte. Ja annabki sinna oma andmed, sest et see vana inimene ei oska samamoodi nagu kahtlustada siukest asja. Et see, mis sul seal kirjutatakse, kui sa hakkad midagi müüma, et kuule, et ma olen siin veits Somaaliast ja tahaks nagu tegelikult asja hirmsasti kohe kätte saada, kohe saadan kuuleri tasun 200 €. Et see on nagu selle nagu ammustad kuidagi võib-olla vähe paremini läbi. Aga selle Dacia nagu asja peale see mamma kirjutab oma andmed sisse nii, et ragin tagane. Vot sellepärast ongi, et kui sa selle sotsiaalmeedias nagu ringi surfad, et ma olen nii skeptiline lihtsalt kõigi nende asjade suhtes, et ma ei tea, mida sa tegema peaks, et mind nagu orki tõmmata mingisuguste... No asi läheb paremaks, tehisintellekt hakkab tööd tegema, küll varsti tulemused ka, tõmmatakse sind orki nii, et sa ei saa arugi, et igal generatsioonil ikka omad tüssud, Mamad tõmmati ikka vanasti, vaata selle telefonikõnega, et kuule, sul siin sugulane tegi Ukrainas autoõnnetuse, et kuule, saada nüüd nii palju raha, et muidu on pahandused, eks ole. Aga see oli nagu nendele tüss, vana inimestele tegelikult. Vahepeal nüüd nagu üritatakse ikkagi tüssata nagu siukseid, nagu digigeneratsiooni inimesi. Ega see kvaliteet seal kogu aeg tõuseb, see tüssu kvaliteet nagu. Mida rohkem see tõuseb, seda skeptilisemaks ma lähen. Aga tasubki olla alati hea, et siin kohal on jälle, et kui mingisugune siuke rahaline diil on, et siis üleskutse inimestele, et kuulge, et minge vaadake ikka korra ennem inimesel otsa, kui te kellegile oma raha hakkate andma. Meile Jaana kirjutab, et ta sai täna imeliku sõnumi, mis pani teda mõtlema. Küsiti, et kas mina olengi see Jaana, kes fosforiidi kaevanduse eest võitleb. Väga, jah.
pane sotsiaalmeediasse üles, et jah. Ma ei oskagi. Sotsiaalmeedia aga mis kaudu, vahet seal on? Sotsiaalmeedia kaudu mina ei vastaks sellele mitte midagi. Mingu metsa raisk. Mis sinu asi on, kelle eest ma võitlen või kes sa üldse oled või noh, et ma olen suht paranoiline, vaata lihtsalt jah, kuid nüüd kahtlustan, sest mingi vastust pole tulnud. Ma oleks ignoreerinud ausalt öeldes. Ega selles suhtes, et lõpuks võib-olla kellelgi läks, ma ei tea, midagi sassi kuskil. ma ei tea, ma ei oska öelda. Ei no see oli ju suhteliselt konkreetne no see väga inimesele suunatud ja, et see on, ega siis telefoni teel on ka, et kui helistatakse kuskilt välismaalt ja siis mingi vend hakkab sulle seal kohe rääkima, kõigepealt ta küsib ju alati see, et kes sa oled. Ja siin me jõuame nagu andmete lekkeni. Et selles suhtes, et ta peab teadma ennem seda infot, et kes sa oled, tal ei ole ainult nagu sinu telefoninumbrid, tal on ka tõenäoliselt olemas sinu e-mail ja sinu nimi. Ja need on juba päris nagu sellised võimsad asjad, millega tegelikult saab tüssu teha. Ja andmed on ju lekkinud ju tohutult. No alles hiljuti oli see, et mis oli Apoteeka või mis asi see oli, et mingisugune 100 000 kliendi need andmed lekkisid ja olid müügis kuskil. Noh, et selles suhtes, et no ongi olemas ju. Kõik kallid inimesed, kes te nüüd üritasite sealt säästa, saate hakata saama neid kõnesid. Kusjuures ma pean vahele põikama, mulle siin aeg-ajalt ikka helistavad mingisugused Delfid, Postimehed ja jumal teab, mis asjad veel ja kui nad ennast ära on tutvustan, ma küsisin ja alati ma küsin, kust te mu telefoninumbri saite. Siis natuke kokutatakse, öeldakse mingisugune generaator lõi. Ja siis ma ütlen, et siinkohal meie vestlus lõpeb ja panen toru ära, sest et ma ei ole su numbrit ma ei ole oma numbrit kuskilt jaganud, mu isiklik number ei ole mitte kuskilt internetist kättesaadav. Ei ole avalik number. Ei ole avalik number. Kust sina selle said? Mis kuradi generaator? Unusta ära oma generaator. Mul on väga lühike number. Mul on telefoni number aastast 98. Mul on oluliselt lühem number, kui on praegu, mida jagatakse. Üks generaator ei genereeri sellist numbrit. Nii et puhake jalga. Need on jäänud sellised müügivärgid, need on vägevad. No, mina isegi lausa helistasin näiteks, ühed helistavad ikka, kes tahab siin sokke müüa, mõni tahab münte müüa. Mingi seltskond ikkagi müüb neid münte nii agaralt, et ma lõpuks ütlesin, et kuulge, et te helistate mulle juba 12. korda, palun lõpetage. Ei ole huvitatud ja kui ma olen, siis ma võtan teiega ühendust. Ja mine pekki, ta helistas lihtsalt nädala aja pärast uuesti. Siis ma küsisin juba väga konkreetselt, mis on teie ettevõtte juriidiline nimetus, palun mulle kõik need kontaktnumbrid, asjad ma võtan nagu kuskilt kontorist kellegiga ühendust, mul on sellest pommitamisest. Mingisugune Leedu ettevõte. Mingi pum võtab teiselt poolt vastu, seda vaevu eesti keelt kuidagi niimoodi. Ütlesin, et kole mees, et kui sa nagu ma numbrid kuskilt listist sealt praegu maha ei tõmba, siis sul tuleb pahandused. Aitab küll, ma ei jõua enam. Et ära pommita, palun. Kas sa sellist asja ei tee, et kui sulle need vahvad numbrid helistavad, et sa blokki paned need? Telefonis saab ju ära blokeerida. Mis ma pean nagu blokeerima? Et selles suhtes, et kui ma olen nagu selge sõnaga eesti keeles öelnud, et tänan, ma ei vaja teie teenuseid ja kui ma peaks vajama, ma võtan ise teiega ühendust. Aitäh, kõik. Kas see ei ole nagu piisavalt lõpetatud teema? Äkki sa ei tea parasjagu, kui head mündid on neil pakkuda ja kui soodsa hinnaga, sellepärast nad helistavad sulle, aga Jaana kirjutab meile, et võib-olla minu isiklik number minu isikukood on äriregistrist saada, no see on teine asi juba. No sealt käiakse ka kõik nagu üle kindlasti, et ärge muretsega, et kõik teie andmed, mis on nagu kuskil leheküljel välja toodud, näiteks kas või sükke asi, et sa paned automüügi kuulutuse või asja üles, sealt igalt poolt käib see sükke mingisugune masin üle, korjab selle info üles. Jaa, seal ei ole näha. Kui sa näiteks Auto24 paned oma kuulutuse üle. Need programmid, kes nüüd otsivad, need on ammu juba palju targemad. Need teevad aknad ja asjad kõik lahti ja sinna nupu peale vajutab ka, et ütleb, ma ei ole robot. Need on palju targemad juba. Ma ei ole robot. Ma ei tea seda asja nii täpselt. On küll, kõik välja nuhitakse, see on kohe, ma ütlen, paned sinna automüügi kuulutuse, paned üles, siis hakkab kohe jälle mingeid ägedaid kõnesid tulema. Mingid vennad just kellega otsiks.
Kuule, aga teeme mingi tehnoloogilise pausi ka, mis sa arvad? No teeme ühe veepausi ja ma panen siis Tümmi ka veits. Kui tümmaks see nüüd on siis? Ei ole, see viisakas lugu on see. Läheb teemasse küll. Nii, see oli Hitivabriku toodang ja digitaalkirik. Kes siis veel ei tea, see on Sandri muusikakanal YouTube'is. Jätkame selle samuse sotsiaalmeedia teemadel, et mis sa sellest arvad, et meie need samused, ma ei saa öelda või staarid või staarblogijad või kuidas on, et suunamudijad. No see on jah see nimetus, mida nad kasutavad. Mulle üldse ei meeldi see sõna suunamudija, see on nagu, ma ei tea. See on nii. See on kuidagi siuke jõle filosoofiline, et kuidagi õpetatakse inimese elama või niimoodi. Pahatihti minu meelest need õpetused on siuksed veits naljakad. Ja ma saan aru, et nad elavad sellest, nad müüvad ise ennast nii-öelda reklaami tegema siis mingisugustele toodetele, kes nende poole pöörduvad, siis seal on mingisugused hinnakirjad, kes mingid story'd ja post'id ja mis iganes palju maksab mingi asi ja siis müüakse näiteks, üks päev müüakse, oi kui hea deodorant, no see on täitsa lamp praegu, ma kogu aeg kasutan seda. Läheb 2 nädalat mööda, tuleb sama inimese poolt, oi kui hea deodorant, teine firma, ma kogu aeg kasutan seda. Kas ei pane nagu mõtlema, et kuuled, et kuidas sa nagu sellist asja nagu siis promod ja reaalselt siis, kuidas ma ütlen, et sa ei räägi ju tõtt. No ma saan aru, mis sa silmas pead ja ma kuulsin alles hiljuti siukest huvitavat väljendit, et mis on nagu selles siukses sotsiaalmeedia asjast välja kasvanud ja ilma naljata seda asja nimetati siis ajumädaks. Et see siuke nagu scrollimine ja see on siis nagu telefonisse lappamine niimoodi, et see tekitab nagu siukest nagu ajumäda, mille siis üks tunnusmärkidest on näiteks see, et inimestel enam ei salvesta hästi. Ja siinkohal nagu kasutadagi võib-olla siukest väljendit nagu haugimälu tekib inimestel. Minu meelest, see on minu isiklik arvamus, on tekkinud inimestel see, just selle scrollimisega on see, et tähelepanu hajub täielikult. Kui esimese 2 sekundi jooksul ei tule mingisugust, ma ei tea, mingit infot või püanti, lükatakse kohe minema ja püsivus kaob. Ja ma olen seda täheldanud niimoodi, et ei suudeta vaadata enam näiteks filme televiisorist, sellepärast et süžee ei liigu piisavalt kiiresti. No jah, et siis on pikka nagu selles suhtes, et sa pead ikkagi süvenenult vaatama asja 1,5 tundi, eks ole, pead olema keskendunud millegile. Ja täna inimesed ei suuda seda enam. Ja vaat, me jõuamegi sinna tegelikult, miks see on nagu halb, on see lastele just see keskendumisvõime kadumine. Nad ei suuda keskenduda ei tunnis, nad ei suuda keskenduda pärast kodus. Nihelevad kogu aeg, nad ei püsi teemas. No sealt pannakse kohe populaarne siis diagnoos asjale, ATH, hakka rahusteid sööma. Juba niimoodi 8 läheb, niimoodi hommikul ärkad ülesse, nii krõbinad piimaga ja ATH tabletid. Kohe sombiks ära, no. ATH, igaks juhuks võta see lühend lahti pikemaks siis. See on see mingisugune ongi tähelepanu häire või et ei suuda keskenduda, see on mingi siuke nagu haigus, öeldakse hüperaktiivne siis selle lapse kohta või kuidagi niimoodi, et neil ongi keskendumishäired. Mina ei tea, on siis lastel keskendumishäired või? Kui lärm ja siuke müra ümberringi on, siis on igal ühel raske keskenduda, et lapsed ei oska enam rahulikuks üldse jääda. Minu meelest see on ka nagu siuke, mis on nagu siukse hästi kiire maailmaga või selle siukse sotsiaalmeediaga minu meelest nagu veits kaasnenud. Ja ka noored inimesed, ma ei ütle ka lapsed, jah. Lapsed on need, keda meie iga päev näeme, aga tegelikult ju 25-sed ju käivad mööda tänavaid samamoodi ringi ja mina küll ei näe, et nad oma ninased telefonist välja tõmbaks. Kogu elu keerleb ümber selle. Aga selles ongi asi, et terve elu keerlebki seal sees. Väga
väga keeruline on nagu näiteks, kui sa võtad nagu, no võtame meie vanused, me oleme suht ühes augus, on ju. Kas sulle meeldib chatida või sulle meeldib helistada? Et mu elutempo on siuke, et mulle meeldib kirjutada, sest et mul on, mul on aega vastust oodata. Et aga kui on kiire asi, siis ma loomulikult helistan inimesele ja ega selles suhtes kõnetunde tuleb normaalselt ikka. Ma ikka suhtlen inimestega jah, niimoodi, et ma helistan ja lihtsalt näiteks räägin sõbraga tund aega juttu. No vot sellest ma räägingi, et okei, kui mul on aega oodata vastust, ma võin ka kirjutada. See oleneb, mis see info nagu on. Et see vastus võib tulla, no kohe oleneb inimesest, see vastus võib tulla paari tunni pärast, see võib tulla 3 päeva pärast. No täpselt. Aga see ei ole nagu selline põletav. No see oleneb ka, mida sa küsid, et kui sa nagu ütled sõbrale, et kuule, kas akutrelli saad laenata? Jah, sest sul on 3 päeva aega oodata seda. No. Aga vaata, me jõuamegi sinna. Mulle meeldib ka telefoniga rääkida lihtsalt juba sellepärast, et näiteks ma sõidan väga palju autoga ja no mis sa ikka teed? No jah, sisustad nagu selle aja ära, paned sinna sellel palju hääldi peale ja... Mul ei ole, mul on kõrvaklapid ja no vahet pole, palju hääldi või kõrvaklapid, just sama värk kõik, eks ole. Aga nüüd, ja võtame nüüd tänapäeva, no ma ei tea, võtame 20-st 25-ni. No, neil on küll telefonid, aga neil võiks seal SIM-kaart täitsa mitte sees olla, sellepärast, et ma olen aru saanud, et nagu telefonikõnesid, kui selliseid, no mõni üksik, kes nad kardavad rääkida. Jah, seal tekib see, et inimesel kaob siis nagu päriselt kontakt teise inimesega niimoodi ära, et kui ta ühel päeval seda teist inimest näeb, siis ta mõtleb, issand jumal. Kas ta selline või? Tegelikult nagu enamus suhtlust käib kirja teel. Jaa, aga mida aeg edasi, seda hullemaks asi läheb. No õnneks mul on lapsed, nad ei karda helistada, vähemalt ma ei tea, kas see on mingi erand või... Aga jah, selles suhtes ma saan aru, mis sa mõtled. See on tõesti, see on nagu üks süke nagu muutus, mis inimestes on kindlasti toimunud, ja et see süke nagu suhtlus nagu reaalne suhtlus. Et sa nagu päriselt tegeled nagu inimese mingite emotsioonide ja sükste asjadega, sest kirjas ei ole ju emotsiooni. Kui sul tuleb mingisugune kiri, siis sa ju ei tea, kuidas see inimene seda ütles. Jah, sa ei näe, sa ei kuule, sul puudub nagu, sa ei saa kasutada neid teisi meeli, mis sul on antud kaasasündides, ehk siis hääletämbri järgi sa kuuled ära, kas inimene on lõbus, ta on kurb, ta on vihane. Ja sa loed lihtsalt seda teksti ja sa ei saa aru, mismoodi ta nagu vastab või... No emotsiooni ei ole Emotsioon absoluutselt täiesti null. Ja pahatihti ongi niimoodi, et teinekord võib-olla, kui inimene on midagi kirjutanud talle kiiruga vastu vaata, on. Ja siis tuleb järsku mingi siuke vastus, et kas sa oled pahane? Küsid, mis asja, miks? No umbes niimoodi vastus. Et sa mingisugust happy face'i ei pannud sinna või? Jaa, just, sest mina seda jama, mina üldse ei kasuta, mul on jumala ükskõik, ma kirjutan oma teksti ära nagu sinna ja mingisugust happy face'i süke, väga vähe nagu kasuta. No kui mul on kiire ja mul on vaja kirjutada, ma ka ei kasuta neid nii-öelda... Ei no thumbs up on süke info käes nagu selles suhtes, et jah, okei. Aga kusjuures see pidi olema, tänapäeva noortel pidi solvav olema. Pöial üles on täpselt niimoodi, et kuidas seda seletati, et see on süke nagu natuke mõnitav, et kuuled, et süke et puhka jalga. No jälle, et ma ei viitsi suga rääkida, et pöial üles. Aga tõlgendamise küsimus. Aga sa ei... No, kellele sa paned pöidla üles, et kuule, ma ei viitsi suga rääkida. Siis sa paned pöidla üles, kui mingi hea informatsioon. Jah, thanks mees. Jah. See on ju selle asja nagu mõte, et kuule, 2000 aastat tagasi otsustas pöial üles see, et kas inimene elab või sureb. See on karm. Aga ja teine, mis pidi ilgelt solvav olema, ma aeg-ajalt kuulan raadiot, siis seal räägiti, et tänapäeva noored ütlevad, et tavaline happy face pidi ilgelt solvav olema.
ja ma ei saa aru, mismoodi saab olla naerunägu solvav. Aga see on ju smiley. see on smiley, jah. See on kõik esimene emootikon, mis üldse välja mõeldi. Kuidas see saab olla solvav? Inimesed panid särgi peale selle endale suurelt, et selles suhtes, et kõik on hästi. Ja tegid veel ise samal ajal 2 käega pöidlad ülesse. Jah, ja see interneti sotsiaalmeedia selline suhtlus, see on nii sügav jänesehurg, et see on täiesti müstika lihtsalt. Aga kas see siis tähendabki seda, et kui nüüd nad noored siis tulevad nii-öelda peale nende generatsioon, siis ütleme 10 aasta pärast, siis kui vanasti oli nagu see, et vanaema oli vana, et ta oli nagu 75 või 80, siis läksid ja kuule vanaema, et sa ikka ei tea, kuidas see maailm töötab. Siis tänapäeval on see, et kui sa oled nagu 50, et siis on pekkis nagu ei, sa 40-selt oled pekkis juba, sest et sa kasutad pöialt. aga veits kiireks läheb niimoodi. Aga kuule, tead mis või? Tegelikult see on hea diil. Et teeme siis niimoodi, et lähme ka 40-selt bensile. Las nad siis oma nendes kerakonites mailisi, mis pidi tahavad, aga maksku bens ära. Maksku bens ära, ja maksu kohe ära, mitte ärgu venitagu, on ju. Täpselt. Aga ongi, see on just see sotsiaalmeedia suhtlus, see ongi kuidagi teine, vaata, just täpselt nagu sai öeldud, et seal taga puudub emotsioon, sa ei saa aru. Ja võib-olla sa satudki suhtlema inimesega, kes ei kasuta üldse emootikoni, nagu sa ütlesid. Ja sa mõtledki, et ma kirjutasin ju jumala normaalselt ja miks ta mu peale nüüd pahanen siis? Või miks ta üldse ei vasta? Ja see on nagu hästi, et miks ta üldse ei vasta. Süke, et ma läksin vetsu. Ma käin vetsus ka ilma telefonita, vaata. No, jaa, vaata, Roland kirjutab, et meie eelised on, ma ei näe, mul on silmad bussist täna, meie ealised on nii vanad, et ei jaga seda tänapäeva värki. No, kui sul on lapsed, tuleb veidi kursis hoida ennast selle tänapäeva värgiga, aga põhimõtteliselt küll jah, et meil oli siin paar suve tagasi oli selline üritus, kus olid ka niisugused eelteismelised või teismelised ja kogu aeg olid telefonis ja ma pulli pärast küsisin, et mis kana on siis, millega tegeleme, Insta või Facebook või, siis ta ütlesid, et ma olen nii eilses päevas nagu, et ma ei mäleta, mis platvorm see oli, aga seal oli niimoodi, et sa saad sõpradele saata mingisuguse pildi ja kui sa oled selle ühe pildi ära saatnud, siis sa saad päeva jooksul, siis sa saad veel lisapildi saata ja kui sa selle lisapildi veel ära saadad, siis sa saad veel 3 lisapilti saata. Aha. Ja ma mõtlesin, et ma vist ronin auku ja kraabin ise endale mulla peale, sellepärast ma ei saa aru, ma võin ju Facebookis või sealt Messengeris saata nii palju pilte, kui mul süda lustib, ükskõik kellele ja keegi ei piira mind, kas ma saadan 1 või 2. Okei. No neid juba kasvatatakse siukesteks sisuloojateks niimoodi. Et see oli lihtsalt nagu päriselt, Aga võib-olla ma olengi liiga vana, võib-olla ma ei saagi sellest aru. No minu nagu üks põhiline probleem on see, et need kõik need noored näevad selles nagu vaata siukest nagu tuluallikat. Nad näevad sellest nagu seda, et see on see asi, mis hakkab nende Porschede eest üks päev maksma, see on see, mille eest nemad kolivad siis kuskile Portefrancosse elama, see on see asi. Aga noored võiks endale selgeks teha, et kõik ei saa olla Ivo Linnad. See on nii väike protsent, kes sellest mansatist tõuseb nii-öelda mingi relevantseks ma ütlen sisulooja, ma ei taha öelda see influencer, see on imelik sõna. Et sellest tuleb ka aru saada. Aga kõik mõtlevad, et aga mina, see ei ole iseenesest paha, eks ole, et sa mõtled suurelt, aga see kuramuse kukkumine on nii valus ja lõpuks
No point on lihtsalt selles, et kõik ei saa olla edukad. ei saagi, Et kõik kujutate nüüd nagu päriselt ka ette siukest maailma, kus kõik on Brigitte Susanna hundid. no see ei ole võimalik lihtsalt. No täpselt. Et noh, No, et jaa, et see nagu tore küll, et kõik reklaamivad igasuguseid tooteid, aga keegi peab neid tooteid kõik tegema nagu selle peale nagu no ja Jah. kusjuures ma olen nagu avastanud sealt sotsiaalmeediast ka nagu siuksed tegijad mehed, kes on selle nagu sotsiaalmeedia enda kasuks töötanud, kus ma alles hiljuti koperdasin kuidagi mingisuguse, ma hästi palju eksperimenteerin nende sotsiaalkanalitega ja olen siuke hästi uljas seal. Ja mulle lõi siis ette mingisuguse rekkajuhi. Ja ainus tema sisu oli see, et tal rekkakaamera niikuinii lindistab sealt eest otsa pealt, eks ole, onju. Ja siis, kui ta nagu seal Põhja-Norras ja seal oma veoseid teeb, siis lihtsalt ongi siuksed 2-3-tunnised videod, kus ta sõidab läbi nende mägede. That's it. Seal ei ole rohkem mitte midagi ja venda on tuhandete tundide viisi seda laeb järjest ülesse. Ja tal on tohutu jälgijaskond. Nagu tohutu. Näed, et selles suhtes, et ma usun, et kui mingi siuke vend, kes päris elus nagu vahetab autol õõtsooba, tõmbab kaamera üles, ütleb, näete, sellel autol niimoodi õõtsoova vahetus käib, näete niimoodi. Ja kindlalt on sisu olemas ja kui suudetakse seda sisu järjepidevalt peale toota, tekib ka sinna mingisugune nii-öelda ostjaskond või siis vaatajaskond. Kusjuures kohustuslik nupuvajutus. Ma panen, mulle väga ei meeldi seda öelda, sest mulle ei meeldi, kui seda videotes et subscribe'ige ja vaadake ja likeige ja pange kellukest. Kuigi see on see, mis algoritmi käima paneb ja seda nii-öelda kanalit jagatakse, siis mulle ei meeldi seda teha, ma unustan selle kogu aeg ära ja nii on, mul on kanal kasvanud üldiselt orgaaniliselt, ja mul on hea meel sellepärast, et need inimesed ka järelikult siis lõpuks tarbivad seda sisu, aga me jõuamegi sinna, ma olen sattunud ka YouTube'is kanalite otsa, mis on üüberhead, nad annavad nii head informatsiooni tegelikult, mida on vaja. Et kui on õpetlik, on hea õpetlik, see ongi, et ka ju R33 stuudio ju mõte on ju nagu infot nagu levitada või sõna nagu laiali saata, et ei ole ju eesmärk siin kedagi õpetada lõpuni nagu elama. Ei, loomulikult mitte jah, et just täpselt infojagamiskanal on ise, eks nii palju on kui inimesi, on nii palju erinevaid arvamusi ja kõigile sa ei lähegi peale, sa ei saagi minna peale ja see oleks imelik, kui läheks kõigile peale, onju. Aga mõtleme niimoodi, et kas me peaksime nagu mures olema selle sotsiaalmeedia mõttes või niimoodi? Me võime mures olla selles mõttes, et lapsed sinna ära ei upuks. See on küll üks asi jah, millel tegelikult nagu tasub nagu silma peal hoida või niimoodi, et see oleks nagu kuidagi kontrollitud. Et lihtsalt ei jõuaks vale sisu nagu lasteni või niimoodi. Pahandusi tekiks. Kellegil pole neid pahandusi vaja. Jah, sest et ma toon siukse veidra asja sisse, hästi palju neid inimesi liigub seal üldjuhul meessoost inimesed, kellele meeldivad siis nooremad lapseealised tegelased. See on alati karm teema. Ja siis on mingisugune seltskond, kes neid nagu nii-öelda lõksu püüab, mis on ülihea tegevus ja ma ei saa aru, miks politsei ütleb, et lubage meie, tegeleme sellega, et ärge torkige ennast sinna vahele. Ja reaalsus on see, et ei tegeleta. No ressursi puudus, ma olen, ma ei hakka ütlema seda, aga siukse asjaga tuleb tegeleda, sellepärast, et kui siukse asjaga ei tegeleta, nagu võimuesindajate poolt, siis lõpuks on terve hunnik rikutud lapsi meil ühiskonnas. Ja need inimesed, kes sellega tegelevad, need peaks vastavates asutustes olema. No ega nii on muidugi. Aga eks ma ei tea, kuidas, mis tasemel see küber siuke kaitse või nagu siuke... Minu meelest on laste kingades täiesti Eestis vähemalt see asi. Käis üks tuttav alles hiljuti Jaapanis, siis tuli sealt tagasi, ütles niimoodi, et mees sai kujuta ette, mis seal toimub. See pidi siuke küberriik olema, et see pidi täitsa kosmos seal juba olema.
Eesti pidi ju mingi e-riik olema ja siuke vinge ja Ma olen ammu sellest tiigri seljast maha kukkunud, ma sellest olen ka aru saanud, et tiigri nahka seina peale. seda nahkagi ei ole enam seal seina peal, et see on ka kuhugi võlakatteks ära antud, et noh, meil ei suudeta ju isegi tegelikult normaalset internetti inimesteni viia, aetakse mingisuguseid kuramuse keesid ja kasuta seda. Ma räägin. Pulli juttu mulle helistas üks teenusepakkuja ja hakkas mulle pakkuma siis, et ma pakuksin sulle väga head internetti, 4G internetti, mingisugused kiirused, kuni kiirused. Ma ütlesin, et vabandage, et mul tuleb fiiberoptiline kaabel tuppa, et pakud mulle 4G-d. Et kuidas konkureerime, eks ole. Et jah, kuidas konkureerime, jah, umbes niimoodi. Ma ütlesin, et ja siis ta hakkas mulle rääkima, et ma võin veel televisiooni juurde pakkuda ja 4G on, meil on ju head kiirused. Võtsin, kuule, meie jutt oleks pidanud lõppema selle lause juures, kui ma ütlesin sulle, et mul on fiiberkaabel ja see on selle teise pakkuja oma ja tema tõi mulle selle koju. Ja mida teie olete teinud, pakute mulle mingid 4G-d, mis jookseb umbe siis, kui inimesed tulevad töölt ja hakkavad televisiooni vaatama ja Delfis surfama. Ma olen selle tee läbi käinud juba. Ja ta surub edasi mulle seda. Täiesti nagu ajuvabana. Müügimees missioonil. Mis müük see on, kui meie jutt oleks pidanud lõppema fiiberoptilise kaabli mainimise juures juba, sest et see 4G ei päde mitte kunagi selle kõrval, samamoodi ei päde see 5G seal kõrval. Ja, see müügimees võiks tegelikult alustada oma seda kõne sellega, et küsida, kas te elate linnas. Kui tuleb vastus jah, selge, siis mul pole teile midagi pakkuda ja kui ütleb jaa, elan või et ei, et ma elan maal, aha, selge, räägime edasi. Aga ega siis härra Musk tuleb varsti oma siin satelliitide. Musk on ammu Eestis juba aastaid, palun kasuta, kui tahad. Starlinki saab kasutada siin. Ja, on muidugi. Aga kus seal kiirused on? Alla on kuskil 150 ja üles suht nadi 20-30. No siis... aga kui sul ei ole, siis see on väga hea. Aga ainuke asi on, et sa pead seadmed ise kohe välja ostma ja kuu makse vist oli äkki 45 või 50 euri. No, ega see... Aga vaade peab selgesse taevasse olema, et aga muidu jah, töötab Eestis, see ei ole üldse küsimustki. Siis saad kõvasti Twitterit lükata, nagu see on ka siuke hea kanal. Enam ei ole Twitter, see on X. X, jah, vabandust. Jaara küsib meie käest, et mida me arvame veebipolitseinikutest. No ma ei oskagi midagi arvata, sest ma ei ole nendega kokku puutunud ja minu meelest neil on suht lühikesed käed. Ma arvan, neid on vähe. Neid on vähe ka, jah. Sest seda pommitamist ikka, seda tüssu pommitamist on nii palju ja seda pahandust, mis seal internetis tegelikult toimub, seda on, seda on nii palju, et nad ei jõua selle kõigega tegeleda. Massiline, Tegelikult ma korra põikan sinna veel, et kui need helistavad need tüssu tegijad, siis operaatorid peaks need omalt poolt need numbrid väga kiiresti blokeerima, miks seda ei tehta, ma ei tea. Aga see oleks küll tervitatav nii-öelda vahele sekkumine. See on jah huvitav, et kui vend nagu suudab mingisugune poole tunni jooksul sulle helistada mingi 6 erinevalt Eesti numbrilt, eks ole, et siis nagu see ma ei tea, kuidas see süsteem toimub, kas nad helistavad läbi internet ja kasutavad seal siis, mina ei tea, mingit Viberit või WhatsAppi. See on ka muidugi mingisugune variant, aga operaatorid ju näevad ju neid, kus kohast need kõned tulevad, et blokeeri see IP aadress ära ja olekski asi lahendatud ja inimestel ei oleks tohutud nagu... Ja, Telekomil võiks see vastutus küll tegelikult olla selles suhtes, et ja nad peaks ise ka sellest tegelikult huvitatud olema, et see on ju hea argument, nagu miks ju lepingut teha, et me nagu kaitseme siin sükse jama eest. Jaa, võiks olla küll, jah. Et see oleks nagu täiesti, siin natuke näete, äkki on siin mõni Telekomi inimene ka kuulamas, paneb veits kõrva taha, läheb homme bossi juurde, ütleb mulle hea mõtene. Anname krediidi sulle. Jah, tee ära, Meil ka elu veits lihtsam, Me pea sükse jamaga tegelema. No, üldiselt ma ammustan ikkagi läbi, kui nad helistavad, aga nad helistavad ja alati räägivad välismaa keeles, et selliseid, kes nagu... Aga nad kirjutavad ka ju. Mulle kirjutas alles üks päev kuskile WhatsAppi kirjutas mingisugune
noh, mingisugune väga siukse lääneliku nimega inimene, kellel oli siis pilt pandud siuksest piitspeenikesest Aasia tüdrukust, onju. Kirjutab umbes niimoodi, et väga vabandan, et kas teie olete see, et kelle kaudu saab infot nagu mingi Eesti reisimise kohta, onju. Noh, või mingi turismi asjade kohta. Ma ütlen, et ei, ma ei ole see inimene, et aga noh, et loomulikult võtsin jälle otsast kinni, et keegi muga ühendust võtnud. Hea küll, et aga ma võin sulle soovitada kohta Tallinnas, kui sa tahad kuskile minna või noh, Eestis üldse, et Eesti on üldiselt väike riik, onju. Ja siis ta kirjutab vastu, oi, väga kena sinust umbes, et ja, et ma olen nagu sealt ja sealt ja sealt, onju, et ma olen nendel kuupäevadel siis Tallinnasse tulema sinna. Ma ütlesin, et noh, et enne kui siis tulema hakkad kirjutama mulle, ma panen sulle mingid soovitused, onju. Ja siis järskugi ütleb, et kuule, et aga tead, ma olen praegu üldse töö juures ja ma kirjutan oma töö nagu telefoni pealt, onju, et äkki sa nagu lisad minu nagu selle personaalse Viberi numbri, onju, siis saatis mulle mingi uue numbri sealt, onju. Ma ütlesin, et noh, et ei ole vahet, et sa võid mulle 2 nädalat ka ennem selle asja saata või noh, nädal aega, et kui sa parajasti tööl oled või mis iganes, ma ei hakka mingid numbrid kuskile kurat, noh, ei hakka salvestama, mul ei ole vaja seda, onju, et ma niigi kasutan seda platvormi väga vähe, onju. Ütleb ikka, et kirjutab seal niimoodi, et aga siis me saame informatsiooni vahetada. Küsis, mis informatsiooni? Ma ütlesin, ma saadan sulle nagu, et kui sa tahad külastada mingid teletordid asjad, kirjutan sulle, mine vaata, noh, huvitav on, onju. Ei no siis me saame ju pilte vahetada. Siis mis paganama pilte? Et vabandage inimene, et saate aru, et ma olen näinud teletorni. et vabandage väga, et mis paganama pilte te mulle saatada? No minust endast. See on tead kullakene, et ma töötan täiskasvanud filmide, noh, nagu industries. Et ma olen näinud kõiki pilte, ära muretse. Aga mis see skämmi eesmärk on siis? Ma ei tea, mida nad siis tahavad, et ma ei kujuta ette, ma igaks juhuks seda telefoninumbrit sinna ikkagi endale salvestama ei hakanud ja ma enam selle nagu koerusega selle edasi ei läinud, aga ma veits nagu pussisin seda ja vaatasin, kuhu see välja läheb, et mis selle asja tuum on või? Ja, et mis selle asja nagu siuke sügavam mõte on, et kuhu ta läheb. Tema nagu niisugust infot minult nagu välja ei pressinud, et tema tahtis, et ma mingi aga see tuleb ilmselt see tuleb ilmselt kuidagi hiljem, jah. Ma vaatan, et Jana on veel meile kirjutanud, et hea mõte, homme helistabki oma operaatorile ja küsib, kes talle SMS-i saatis. Ma ei tea, kas nad annavad infot välja, see võib olla sellega seoses mingi andmekaitseseadus. Ja just, ma arvan, et see andmekaitseseadus ongi see põhjus, miks Jana peaks võtma ühendust. Et selles jah, et ei võib, loomulikult võib ühendust võtta, küsida iseenesest. Et kes see nagu kuskilt... Kes see terroriseerib mind siin mingisugust? Kes see siuke inimene nagu... Kes see nuhib on? Ja, täpselt, et kus see info nagu tulnud, et loomulikult, et ja ma arvan, et seal on mingisugune juriidiline siuke väike kala küll, et nad vist on ikkagi kohustatud sind nagu teavitama. No võimalik, jah. No, et nii, et... No, mis ta nüüd ütles sinna? Et ta vähemalt annab teada. No ei, õige. Loomulikult anna teada, et ja... See on muidugi loomulikult, et mina ka nagu alati tunnen huvi näiteks, et kui Facebookis mulle jälle mingisugune Elisabeth Hörl või keegi tahab muga kindlasti hirmsasti sõbraks saada, eks ole, ja siis ma ikka kirjutan, et noh, kus tunneme nagu üksteist või mis värk on, et mis sõprus sa siit otsid või kes oled siuke, vaata. Äkki on tõesti mõni sõber, kellel on siuke naljakas nimi võetud ja on teinud endale siukse hästi anonüümse konto või midagi taolist, onju. Aga üldiselt ega seal nagu mingit pikka juttu ei ole. Need on jälle mingid botid. Bot on ikka jõhkralt. See internet on jah avanud selles mõttes sellise Pandora laeka, et seal neid inimesi tüssatakse nii ette kui taha, et see on täitsa crazy tegelikult ja ja antakse ka ühtlasi head nõu, kuidas elada, mida poest osta ja see ongi, tead, ta meedia. Lõpuks, mis ta on meedia, aga see on lõppude lõpuks on see iga inimese enda otsus, kas ja kuidas ta seda või kas ta üldse seda kasutab. Üldiselt ma oma erakontole, ma ei olegi juba aastaid nagu mingisuguseid pilte ega mingisugust sisu nagu sinna tootnud selles suhtes, et milleks.
kui see nagunii kellegi ei jõua, et mis vahet seal on ja kui keegi nagu tunneb huvi, et kuidas mul läheb, siis ta helistab. No ma just tahtsin öelda, et telefoninumber on aastast 98. No just, ma ei ole ju muutnud seda vahepeal. Et ei ole nagu põhjust olnud. No. Et ei, igal juhul, et täna tasub olla tähelepanelik. Ja kusjuures ma ütlen ka selle välja, et kes mäletab aastat 98 oli, kas meil oli EMT siis äkki või oli ta Elion või? Vist oli EMT oli. Eesti mobiiltelefon oli, jah. Ja selline huvitav kõnepakett nagu Delta. Oli vist, jah. Ja oli, jah. Et see oli. Seal oli teisi pakkujaid häid oli ka, oli QGSM. Pole levi, pole arvet. Ei olnud tõesti levi, aga arve oli küll. Ma küll ei olnud QGSM-i klient selles mõttes, et ma ei oska selle poole pealt kaasa rääkida, aga EMT oli tol hetkel kõige kallim ja vist on ta praegu ka idee järgi kõige kallim. Aga küllaltki kvaliteetne teenus ka. Kvaliteetne teenus on, selle üle ma ei saa tõesti kurta, aga noh, ütleme niimoodi, et eks neid telekomed kindlasti sigineb ka välisturult siia natukene juurde, mis annavad jälle võimalusi rohkem sotsiaalmeedias nii-öelda odavamalt siis surfata või nagu seal kogu aeg olla nii-öelda sangas. Et tahtsin korra veel tulla siukse naljaka sisu nagu tootmise juurde. On see, et kuidas inimesed tänapäeval räägivad telefoniga niimoodi, et mitte nad ei ole seda vastu kõrva. Ja ma ei saa aru sellest. Võid nad räägivad võt niimoodi. Ja ma olen lausa näinud inimesi niimoodi jooksmas. Väljas, eks ole, mina käin ka vahel väljast jalutamas, panen kõrvaklapid kõrva ja samal ajal kellegiga telefonidel räägin. Ma ei kujutaks elus ette, et ma peaks see nagu niimoodi ees ja siis lähen veel jooks. Ma käin tinali. Ma olen ka vist mingi vales generatsioonis sellest, ma ei saa ka sellest aru ja käiakse poes riiulite vahel. Telefon on niimoodi ja ta reaalselt röögib ja teine röögib vastu, aga ma olen ka poes, ma ei taha kuulata seda. Kuule, bussis. No jah, võin olla. Saad aru bussis niimoodi, no mis asja? Et kasutage kõrvaklappe tõesti, no selles suhtes, et ma saan aru, kui te teete videokõnet, on üks asi, aga 90% see ei ole videokõne, vaid lihtsalt ongi telefon niimoodi. Ma ei tea. Mina jälle nagu üks tähelepanek selle tegevuse puhul on veel see, et minu meelest nagu inimesega, kui sa võtad teise inimesega ühendust, siis see on suht privaatkõne nagu. See on nagu privaatne, see on nagu kahe inimese vahel, aga selle videokõnega, mis veel selle lällari peal veel lõugab ka, eks ole, üle maja või kuskil üle bussi. See ei ole üheski otsast enam privaatne. Miks nagu kaasata kõiki neid teisi inimesi ka siis sinna sellesse toredasse vestlusesse, et millist piima poest tuua või niimoodi, kas seda tõesti ei ole võimalik kuulerisse ära öelda? Algul mõtlesin, kui me siin esimest korda nagu nägime selliseid, et äkki on see kuular on katki, vaata. Mis kõrva äärde käib. No pagan, neil kõigil ei saa olla. Ja lõpuks ma jõudsin järeldusele, neil ei saa kõigil olla, et see oleks veits veider. Aga muidugi see on jah, mingisugune trend on tõesti, et niimoodi tehakse, jah. Aga see sisu tootmine käib ju samamoodi, et kui palju on ju internetis nagu neid videosid, kus inimene käib niimoodi, sa saad sellest aru, et tal on käsi välja ulatatud ja siis ta üheaegselt siis üritab mingit sisu toota, eks ole, seal midagi toimetada ja siis teise käega, nagu ühe käega olla operaator. No sellest ma saan aru, see on vlogimine, selle nimi. Ja vlogimine. Jah, et räägitakse oma elust ja kus... Ei, samal ajal mingi action käib, ta kõnnib või jookseb või ta teeb midagi. Aga see ongi tema sisu eripära. No sellele asjale mina näiteks viltu ei vaata. Selles suhtes, et... Aga ninali käid, kukud ju äärekivi, komistad, kõmm käib ka, siffer läinud ees, tonni 100 nammas. Tehakse tono ja läheb hambarsti juurde, ei ole küsimustki, aga sellest ma saan veel aru. Aga tõesti selline, ongi nagu see privaatkõne, et nagu, ma leian, et ei ole nagu teistel vaja tõesti kuulata seda, et lõppkokkuvõttes on see nagu dialoog. See on ju kahe inimese vahel. Jaa, aga siis sinna, kui sa poes seda teed, siis sinna paratamatult sinna, see ei ole enam dialoog. Aga Jaana kirjutab, et jah, et miks teised peavad kuulama teie asju õige, jah.
ja aga äkki need ongi suunamudijad. Ei, need ei ole kindlasti suunamudijad. See vist on ikka seda kas sa ikka almapiima võtsid ja nii edasi. No vaat, see ei ole suunamudimine, et see on koduste probleemide lahendamine ja ma arvan, et tõesti terve pood ei pea seda pealt kuulama, aga see on ka, vaata, et valjuhääldiga räägitakse ka hästi palju. Et vaata, nad ongi valjuhäälde peal, jah? Aga niimoodi pilti ei ole. Aga kujutad ette, siis teine inimene, see parajasti näiteks kellega sa valjuhääldiga räägid, istubki tegelikult peldikus poti peal. No, ja siis kõne lõpus laseb vett, kõik teised inimesed ümber ringi kuulevad seda kõne lõpetuseks lastakse vett. No nii on, siis ta peab arvestama sellega selles mõttes, et siuksed ebameeldivad olukorrad võivad tekkida, aga tõesti, mina kasutan kõrvaklappe nii rääkimiseks ja üleüldse kuidas sa shoppad poes, kui sa suhtled teise inimesega, sul tähelepanu hajub ja tihtilugu ma jalutan poolt asjadega, pooled asjad jäävad ostmata, kui mul mingisugune kõne on pooleli, et... No vaata, minul on niimoodi, et mul on selline vinge auto, et ma saan oma telefoni ära siduda selle auto nagu helisüsteemiga. Jaa, ma kasutan handsfreed. Jaa, aga sa seisad valgusfoori taga, näiteks. Ma toon näite praegu. Ja sa kuulad kõvasti, siis tegelikult ümberringi inimesed kõik kuulevad mida sa räägid. Jaa, muidugi. Et minul on ka niimoodi, ma panen selle tavaliselt nagu vaikseks ja ma tihti peale ma jäängi autoga nagu selles suhtes seisma, et inimesega rahulikult ära rääkida ja siis ma sõidan edasi. Aga on olnud nagu sihukest olukorda ka, et kus mul on näiteks keegi teine autos. Inimene helistab sisse, siis ma võtan vastu, ütlen esimese asjana, tere, kuule, et sa oled palju hääldi peal. Ta saab sellest kohe aru, vaata, et ma sõidan, ta on mul autos, eks ole. Ütleb, okei, kuule, helista mulle siis, kui oled oma sõidud ära teinud, vaata. Nii et ma olen ka sihuke inimene ütles, et ma nagu üldiselt autoroolist telefoniga ei räägi. Et selles suhtes, et ma nagu ei... mul on näiteks töö selline, ma ei saagi midagi sinna parata. Kui sa valjuhääldiga niimoodi, aga mulle ei meeldi, sellepärast, et ma nagu... Sellepärast mul kõrvaklapid ongi. No vot, jah, et see on hoopis midagi muud. Aga näiteks, et välja nagu jalutama minna, panna kõrvaklapid kõrva inimesega samal ajal rääkida, pole üldse probleemi. Seda ma pigem nagu naudin või niimoodi. Jaa. No mul on selles mõttes on ka, kõrvaklapid on peas ja kas ma kuulan mingit podcasti või ma kuulan mingit muusikat. Ja sellega on ka see lugu, et mulle aeg-ajalt inimesed tulevad poes vastu ja ma olen omas mõttes, ma otsin mingeid asju ja siis nad on nagu pahased, et miks ma neid ära ei tundnud. Üks asi on see, et mul tähelepanu ei ole hoopis kuskil mujal ja teiseks on see, et mul on väga kehv silmanägemine, kui mul prill ees ei ole, nii et andke mulle andeks, sorry, ma lihtsalt ei näe. Ja nii lihtne see ongi, et roolis loomulikult mul on prillid ees ja tihtilugu ma ei näe ka tegelikult liikluses olevaid, mulle aeg-ajalt lehvitatakse, ma lihtsalt ei pane tähele, et ärge saage siis tead, see vist on ikkagi tegelikult siuke mehe värk ka veits, et kui mees läheb nagu poodi mingit sisseoste tegema, siis ta niimoodi keskendub mingit siuksele kindlale ülesandele, üks asi korraga ja ma praegu valin õunu, eks ole, et võib-olla naaber jalutab niimoodi mööda, et ei panegi tõesti tähele, et see ei ole tähelepanematusega midagi, vaid see on keskendumine kindlale ülesandele. Ja mehed pidid ka olema selles mõttes mitte väga multitaskingu maied inimesed või selles mõttes, et naised oskavad multitaskingut oluliselt paremini kui mehed, et kui ma tegelen ühe asjaga, siis ma tegelen selle asjaga. Mitte ma ei tee 10 asja korraga. Ja Jana kirjutab, et kuulan teid praegu ja mõtlen, et võrreldes Hiiumaaga on teil Tallinna ümbrus ikka 3 punkti või on neid rohkem, ma hästi ei näe. Siin ei räägita niimoodi telefoniga, hoopis teine keskkond. Meil pole kiiret, nii hea, et ma ära kolisin. Jana, lihtsalt tule ekskursioonile, mine jaluta Põhja-Tallinnas veits ringi. See ei pea üldse Põhja-Tallinn olema. See on jumala eest, mine lihtsalt linna. Või kuhugi poodi. See on lihtsalt, see on nii, minu jaoks on see naljakas. Mulle jooksis Rocca al Mares üks eile niimoodi vastu. Ja ma Rocca al Mares jooksin kohe, tähendab, üks fänn võttis mind rajalt maha, mina teda ei näinud, kuigi ta on mul tuttav tegelikult. Ma kunagi Mustamehel lävisime päris kõvasti. Tema tundis mu kohe ära ja ütles, et
leidis mu YouTube'ist üles niimoodi, et mingisuguseid YouTube lihtsalt hakkas midagi mängima ja hääle järgi tundis ära kohe. Ja, väga lahe. Et siinkohal, Tanko, tervitused sulle veel kord ja et ütlen ka uuesti, kes eile äkki ei kuulnud, et kui te mind ikkagi näete, siis te võite ligi astuda ja tervitada, et ma ei hammusta ausõna, aga tihtilugu mul on kõrvaklapid peas, nii et lihtsalt kuidagi peate tähelepanu püüdma sellisel juhul, et pange jalg taha. Ei, küll aru saab. Kukkuda pole vast tarvis, aga jaa, et tere võib ikka öelda ja paar sõna juttu ka rääkida, see ei ole küsimus, et mingisugused staarid ei ole ja turvameestega ringi ei jookse, nii et. No jah, vist jah, nii aukartlikult mitte. Kuule, aga mis sa arvad, äge saade ju täna? Jah, ma arvan, et kell on ka täpselt nii palju, et tõmbame oksad kokku. Tõmbame otsad kokku, et homme on küll reede, aga sellegi poolest on tööpäev. Nojah, päkapikkudel on täna praegu iga päev tööpäev. Jah, jõuluaeg on. Jah. Me täname kõiki, kes vaatasid, kuulasid, kes kaasa elasid, kes chatis, ütleme siis eesti keeles kommentaariumis sõna võtsid. Väga, väga tore on. Jah. Ilusaid pühi teile. Ilusaid pühi ja ärge siis nii-öelda selle kommertspeoga või üritustega ennast päris rihmaks ära tõmmaka, et jätke ikka. Jah, rääkige naabriga üle aia vahepeal silmast silma ka juttu. Jaa, nii on, et tulge sealt sotsiaalmeediast välja vahetuseks. Aga ma ei hakka vist ütlema, juba kõik teate, et YouTube'is olen, Instagramis olen, Facebookis olen ja X'is olen ja Spotify'st leiab ka. Kõik on ühe sama nimega, midagi keerulist seal ei ole ja e-mail on r33studio@gmail.com. Kui kellelgi on mingeid küsimusi, siis vastan suhteliselt kiiresti. Ei ole probleemi, aga aitäh sulle, Sander, et Võtta, ma panen pöidlad ülesse. Panen pöidla, jah. Aga aitäh teile, kes te ära meid kannatasite ja näeme siis, ma arvan, järgmine nädal. Ilusat õhtu jätku kõigile. Tšau! Tšau!